Eduard Vilde on kirjutanud mahuka ajaloolise triloogia, mille esimene osa, Mahtra sõda, on vorminud meie ajaloomälu ja rahvusteadvust. Romaan viib meid tagasi 19. sajandi keskele, mille eestlasi rõhus ränk teoorjus ning nad olid ilma jäetud pea kõigist inimõigustest. Suure empaatiaga kirjutatud teos muudab ajaloo elavaks. Vilde juhatab meid vaheldumisi hämaratesse talupoja hurtsikutesse ning lühtritega valgustatud mõisasaalidesse. Ta laseb meil kaasa tunda kupja poolt vaese omaks pekstud teomehele ja vihastada kärkiva paruni peale, kes need hoobid talle määras. Veerime koos talumeestega uut seadust ja lööme silmad maha õõnsat moraalijutlust pidava pastori ees. Korraga pole teoorjus pelgalt mõiste ajalooõpikus, vaid me oleme tegelastele kaasa elades seda ise tunnetanud ja kogenud. Mahtra sõda on laiahaardeline ja mitmetasandiline suur romaan. Siin leidub võimsaid massistseene, teravapilgulist ühiskonnakriitikat, tabavaid mõtteavaldusi ning muidugi ka armastust. Teos puudutab ka olulisi väärtusküsimusi. Kui üks peategelastest, Võllamäe Pärn, oma nahka säästmata külatüdruku kaitseks välja astub, on tal õnnestunud kõige kiuste inimeseks jääda. Samuti ei suuda sadismine küündi vihunuhtlus röövida huntaugu miinalt sisemist eneseväärikust. Mahtra sõda ilmus 1902. aastal ajalehes Teataja joonaaluse järjejutuna. Iga päev uus osa. Nii tegi väsimatu Vilde päeval toimetuses ajakirjaniku tööd, öösiti aga kirjutas hotellitoas romaanile uut järge. Tihti oli sellega nii kiire, et otse trükikotta minev käsikiri oli tindist alles märg. Romaani teljeks on tõsieluline ja traagiline 1858. aastal Mahtras toimunud sündmus. Ligi 800 enda õiguste eest seisnud talupoja verine kokkupõrge sõjaväelastega. Neile hiljem määratud karistus oli karm. Just Vilde oli see, kes kirjutas Mahtra sõja osaks Eesti ajaloost. Sellest sai talupoegade vabaduse iha ja eneseteadvuse sümbol. Kirjutades tugines Vilde rahva mälestustele, kasutas ajalooallikaid ja arhiivimaterjale, käis Mahtra kandis kohalikega vestlemas ning sündmuspaiku uurimas. Selline dokumentaalne lähenemine oli tol ajal ilukirjanduses uudne. Mahtra sõjast sai juba ilmumise ajal kultusteos, mis mõjus rahvale 1905. aasta revolutsiooni eel äärmiselt sütitavalt. Varahommikuti kogunes toimetuse ukse ette trobikond lugejaid, kes sealsamas tänaval ahnelt uut järge lugema hakkasid. Taluperedes käis üks lehenumber, aga otse lagunemiseni käest kätte. Mahtra sõda oli, on ja jääb osaks Eesti loost.